Nii, jäin natuke hiljaks oma filmimistegemistega, aga ühesõnaga elu on läinud niimoodi, et mul Pruut Vesta, keda te kohe kaameras näete seljaga küll, nüüd on näoga ka näha, tegi teatavaks mulle, et ma tahan väga minna Gruusiasse. Ja siis oligi juba piletid nüüd ostetud, saime väga odavalt ja nüüd oleme jõudnud Kutaisisse. Mingisuguseid erilisi seiklusi ei ole olnud, tavaline selline reisuvärk. Ja praegu on siis hotellist panoraama, mis on väga viisakas, tõsi, toas telekat ei ole, aga no kuulge, sellise vaate juures, kes seda telekat ikka viitsib vaadata. Ja Kutaisi linnast siis ma arvan, et need kaadrid annavad väga hea ülevaate. Ehk siis, kellel on plaanis Gruusiasse tulla, siis täna on meil 4. oktoober ja Gruusias on, no, kui nüüd mitte 30 kraadi, siis 28 ikka või äkki 29. Ja olukord on selline, et kes naudib juba päeva ja kes ma ei tea, valmistub toas päeva nautimiseks. Meie siis ööbimispaik altpoolt vaadates. Kutaisi väikepoe veiniriiul, ehk siis kõik on veinid, kõik on alkoholiga. Ma arvan, et Gruusias halba veini ei tehta, aga kui pöörata tähelepanu hinnale, siis siin on ikka päris näljakad. Kõik hinnad tuleks jagada 3,33-ga, ütleme, et ümarguselt 3-ga siis. Reed on hea, jah? Tahad reedi vaini või? Reed on jumala okei. Me võtame vait vaini. Ma võin vaiti ka juua midagi, mul ei ole nagu nii tähtis. See on patlausa jätta seda poodi 4,99. Võtame vait vaini ka ja Travi vait vain. Kvaliteet. Öövaade meie rõdult alla Kutaisisse. Võtsime täna autorendist auto. Liiklus ei ole üldse hull, peab lihtsalt rahulik olema, tähelepanelik ja närvi ei tohi minna, sõbralikult suhtuma teistesse juhtidesse, siis ollakse sinu vastu ka viisakas. Signaalitamine ja tuledega vilgutamine on täitsa tavapärane, see ei tähenda, et keegi sinuga veel pahandab. Ja tänavas märkasime mandariinipuu, mandariinid küll toored küljes veel, aga igavene vahva. Näed, granaadid, jaa ongi, granaadid. Jah, granaatõunad, need ilusasti, need vist hakkavad valmis saama, mulle tundub hooaeg on ja. Ikka viinamarja, viinamarja puu on see või? Mis asi see on? Viinamarja, päris põlvärke. Väga uhke. Nii, meie vahva kaader, Evelin Elbert, minu Pruut Vesta naerata. Niiviisi, Kutaisi restoran, hinnad olid siis eelnähtavad. Siin mina võtsin siis, mitte et ma oleks vegan, aga sattus veganite menüüst seened juustuga. Öeldi, et võtta salatit ka kõrvale. Ja Vesta valis meil, mis sul oli, supp oli ka hea? Hartšoo supp. Elps tegi lihapallid kartulipüreega ja sul oli ka hartšoo, Evelin, eks ole? No võt, head isu. Olemine mõnus, tänava ääres, ei ole päris kesklinnas, on kesklinna kõrval, hinnad olid minu arust täitsa okeid. Et noh, kui Eesti hindadega võrrelda, siis on peaaegu et tasuta, jah. Kutaisi. Tundub nüüd, et olemegi Valgele sillale jõudmas. See on siis Kutaisi üks vaatamisväärsusi. Tundub, et ta on lihtsalt üks sild. Ennem tulime vist üle selle silla seal, siis kui me oma sealt ööbimispaigast alla tulime. Ei, üks sild edasi veel sinna taha poole.